Eesti rahvusriik sündis 100 aastat tagasi ühe rahva ärkamisest. Ja see sündis meie esivanemate vaprusest. Ja see sündis vabadussõjas valatud vaenlaste verest. Eesti rahvus meie sügavate juurtega 10 000 aastat sellel maal elanud, selle maaga koos üles kasvanud. Eesti rahvus, kes kuulub sellele maale, tõi sellele rahvale vabaduse oma kätega. Ja oli uskumatu, aga äratav äratundmine, et selle rahvuse saatus ei ole saada osaks ühest või teisest impeeriumist. Saatus ei ole vaikselt hääbuda, vaid meil on oma tee. Eesti rahvusel on oma tee ida ja lääne vahel. Läänemere kaldal Põhjatähe all. Selles maailmas, mille keskpunkt on meie kodu. Ja see kodutunne ulatub aastatuhandete taha. See on muistne ja müstiline. See algab Eesti taludest ja põldudest ja metsadest. Ja see puudutab meid rahvalauludes ja müütides. Ja see on meie südames sügaval olemas. Sest meil ei olegi siit maalt kuhugi minna. Meil jääb üle ainult seda hoida ja kaitsta, nagu meie esivanemad on aastasadu teinud. Ja nagu nad tegid vabadussõjas ja nagu nad tegid Sinimägedel. Ja meie püha isamaa ja emakeel. See ongi meie rahvuse olemise viis siin maailmas. Kas see tunne suudab meid hoida? 10 000 aastat sellest, kui meie esivanemad siia jõudsid. 100 aastat sellest, kui meie rahvus võttis oma saatuse iseenese iseseisvatesse kätesse. Pärast kõiki neid aastaid me oleme ikka siin. Ja me ei ole siin kui orjad. Me oleme vaba rahvas, kes on valmis oma saatust taas kord määrama. Me ei ole siin selleks, et lasta ennast uuesti alla suruda. Me oleme selja sirgu. Me tõstame vabaduse leegi oma käes kõrgele. Meie saatus on koos selle maaga. Me oleme sellega seotud, me oleme seotud koduga. Me oleme seotud üksteisega. Me oleme seotud igavesti, sest me oleme eestlased. Ja me oleme valmis, kuhu mis tuleb. Sest meie rahvuse parimad päevad on alles ees. Need 100 aastat ei saanud meid murda. Need 100 aastat vastupidi näitasid, et meie jääme. Ja meil on ees veel 1000 aastat ja veel 1000 ja veel 1000. Me oleme rohkem kui üksikisikud, tarbijad ja maailma kodanikud. Meil on identiteet, meil on rahvus. Ja see rahvus jõuab veel tähtedeni. Minu soov rahvusriigi sünnipäevaks oleks see, et see tuli, esivanemate leek, jõuaks meie kõrvikutest kodudesse üle Eesti. Ja et sinimustvalged rahvuslipud lehvisid vaba Eesti pinnal Osussaarest kuni Petserini ja Sõbesaarest kuni Jaaninnani Narve-Võrnu kaldal. See tuli on uue ärkamise tuli. Selle uue ärkamise, mis tõuseb tahtest taas kord ise määrab oma saatust ja tulevikku. Nagu me jälle ja jälle läbi ajaloo tõuseme, et isegi kõige sündimata hetkel on südatud valdus. See valdus, mis tulevad meie südamest, millele meie oleme kandnud läbi kõige ja tulnud siia. Meie sinna austame uut ärkamist, sest meie julgeme võtta selle vastutuse ja sõsta hüppele tulevikku, nagu tegid vabadussõda ja toimusid.
sellised hetked värskendavad meie rahvust. Sellised hetked avavad meile ukse meie tõelises olemusele, sest siin ulatavad meie esivanemad käe meie järele tulijatele läbi meie enda ja see tulija põlevad. Ma tahan, et tehakse, et me tegime täna midagi suurt. Aitäh teile kõigile, et te tulite seda leeki hoidma. Hoiame nüüd seda leeki põlemas iga päev iseendas. Aitäh teile siinse äratuse poolt. Ärme kunagi unusta, et me oleme eestlased. 1000 aastat veel!